Ma palun lugupeetud kohtunikke lihtsalt võtta istet nii kaua, kui saal täitub minu sissejuhatava sõnavõtu jooksul. Seejärel siis ma tutvustan teid suuremale saalile. Teie ekstsellentsid, daamid ja härrad, kolleegid, sõbrad, ma alustaksin oma sõnavõttu ja selle paneeli tööd sellega, et üsna tihti kuulame meie ajakirjandusest ja teiste meediaväljaannete kaudu kõlavaid väljendeid nagu kavatsen kaevata otse Euroopa Inimõiguste Kohtusse, Euroopa Inimõiguste Kohus mõistis isiku kuriteos õigeks. Värske Delfi versus Eesti kaasuse kohta kirjutas suur ja mõjukas Delfi väljaanne ise, et ajalooline hetk, ja siin ma tsiteerin, saabub 16. juunil, mil Euroopa kohtusüsteemi kõrgeim kohus kuulutab välja üle aasta oodatud otsuse. Kui kõrvale panna tõsiasi, et Delfi ja teiste internetist kommenteerimist võimaldavate meediaportaalide jaoks ajalooline hetk tõesti saabus 16. juunil, kui Delfi kaotas vaidluses Eesti riigiga, siis kõik ülejäänud faktiväited on oma loomult sügavalt ekslikud ja ka avalikkust eksitavad. Kuid ometi annavad üheselt selge signaali, et Euroopa Inimõiguste Kohtu näol tegemist on äärmiselt mõjuka institutsiooniga, mille rolli ja tähtsust tänapäevas Euroopas ei ole võimalik alla hinnata. Nii sooviksin ma sissejuhatuseks kummutada eelkõige laialt levinud müüte Euroopa Inimõiguste Kohtu rolli ja mõju kohta. Esiteks, ükski isik ei saa pöörduda oma kaebusega otse Euroopa Inimõiguste Kohtu poole ilma selleta, et oleks ammendatud kõik riigisisesed õiguskaitsevahendid, ehk teisisõnu, Euroopa Inimõiguste Kohtu poole saab pöörduda üksnes juhul, kui riigisiseselt kohtulahendit edasi kaevata enam ei ole võimalik. Teiseks, Euroopa Inimõiguste Kohus ei saa kedagi õigeks mõista. Kohus on üksnes Euroopa Inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooni järelevalveorgan ning tema pädevus on määratud selle konventsiooniga ja piirneb ainult sellega. Kohus ei saa tühistada ega muuta ühtegi konventsiooni osalisriikide kohtute otsuseid, seega on sügavalt ekslik arusaam, et Euroopa Inimõiguste Kohus saab üldse kedagi õigeks mõista. Lihtsustatult öeldes aga hindab kohus, kas konventsiooniga tagatud õigused ja põhivabadused olid osalisriigis selliselt siseselt konkreetse menetluse raames isikule tagatud ning selle rikkumise korral tuvastab rikkumise ning vajadusel määrab rikkumise läbi kannatanud isikule õiglase hüvitise. Ja kolmandaks, Euroopa Inimõiguste Kohus ei ole kunagi olnud ega ole niinimetatud Euroopa Ülemkohtuks või siis neljandaks kohtuastmeks, seega pole ta Euroopa kohtusüsteemi kõrgeimaks institutsiooniks või kohtuastmeks. Nagu seda on nimetanud ja Euroopa Inimõiguste Kohut on nimetanud Delfi. Pole saladus, et tänapäeva Euroopa Inimõiguste Kohtu ees seisavad väga tõsised väljakutsed, kasvav kaebuste hulk, väga suur lahendamata kohtuasjade arv ja muu hulgas ka nendest probleemidest tulenevalt mõnede osalisriikide väga terav kriitika, mis hiljuti päädis sellega, et näiteks Suurbritannia peaminister David Cameron lubas üles öelda Suurbritannia osaluse Euroopa Inimõiguste konventsioonis. See tähendaks, et Euroopa Inimõiguste Kohtul poleks enam õigust Ühendkuningriigist saabuvaid kaebusi lahendada. On ka teisi konventsiooni osalisriike ja sellest riigist on täna rääkinud ka oma sissejuhatavas tervituskõnes ka vabariigi president, kes hiljuti on asunud seisukohale, et mitte kõik Euroopa Inimõiguste Kohtu osalisriiki puudutavad lahendid peaksid kuuluma täitmisele. Mis on siis kohtu tegelik roll ja mõju tänases Euroopas?
kas on võimalik, et selle tähtsa institutsiooni otsused võivad jääda osalisriikide poolt täitmata ning kui jah, siis mis tagajärgi siis see võib endaga kaasa tuua, kas inimõigused saavad jätkuvalt tõhusat kaitset muutuvas Euroopas. Nendele ja paljude teistele küsimustele üritame tänase lähima tunni aja jooksul leida vastused koos täna otse Strasbourgist saabunud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikega ja mul on au neid ja väga suur rõõm teile tutvustada. Härra Andras Sajo on Euroopa Inimõiguste Kohtu asepresident, kes on kohtunikuks nimetatud Ungari poolt, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna professor, minu kursusekaaslane ja seetõttu ma luban endale selle paneeli käigus Juliat sinatada, kui tema lubab, on siis Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Julia Lafranc ja siis härra Dmitri Dedov on kohtu kohtunikuks nimetatud Vene Föderatsiooni esindajana. Aga selguse mõttes ma pean täpsustama sellist asja, et tegelikult kohtunikke nimetab ametisse Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee ning kohtunikud seega ei esinda oma päritoluriiki, vaid teostavad õigusemõistmist sõltumatult ja enda nimelt. Ja ma alustaksin kohe esimese küsimusega, millest on täna väga palju juttu olnud. Ja siin ma kasutan juhust ja võimalust üle minna oma emakeelele, milleks on vene keel. И первый вопрос господину Дедову. Сегодня у нас глава государства во время своего выступления выразил озабоченность по поводу принятого во втором и третьем чтении в Государственной Думе Российской Федерации закона о том, что не все судебные решения международных судов подлежат исполнению Российской Федерации, если они находятся в несоответствии с Конституцией, с положениями Конституции Российской Федерации. И фактически этот закон, он фактически подтвердил решение Конституционного суда Российской Федерации, которое было вынесено весной этого года, а вынесено оно как раз было при очень интересных обстоятельствах непосредственно после того, как Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу акционеров ЮКОСа и взыскал в пользу акционеров ущерб в размере 1 миллиарда, почти 2 миллиардов евро. Хотя, в общем-то, и Конституционный суд Российской Федерации немедленно заявил, что эти два решения, они никоим образом друг с другом не связаны. Об этом говорил сегодня не только глава нашего государства, но сегодня говорили и другие панелисты. Каково ваше отношение к меняющейся ситуации, вот к таким решениям Российской Федерации и, в общем-то, к таким законодательным инициативам, которые на сегодняшний момент обрели форму закона? Вы знаете, такой вопрос сложный, комплексный, так что даже сложно найти самый какой-то важный момент, с которого надо начать, потому что есть и решение суда по делу ЮКОСа, есть и решение Конституционного суда, и такой процесс. И решение Конституционного суда было, так скажем, по мнению судей Конституционного суда, связано с уже имеющимися случаями такими, когда страны, конституционные суды этих стран, в частности, это и Германия, и Австрия, и другие страны, когда они говорили о том, что вот эффективность защиты прав человека сравнивали на национальном уровне и на международном уровне.
Но правда, эти истории, они, в общем, случились довольно давно, когда сама система еще не была, какой мы ее знаем, в нынешнем состоянии, когда очень много обращений, когда индивидуальные жалобы возможны теперь подавать в Европейский суд. Это было немножко раньше, когда, может быть, и система развивалась. Но сейчас Российский конституционный суд решил использовать такой же механизм, похожий механизм, так скажем, уже в современных условиях. Но в современных условиях это может оцениваться немножко по-другому и с разных позиций. Но в основном это все обосновывалось тем, что необходимо защитить суверенитет Российской Федерации, необходимо определить с приоритетами, которые важны на национальном уровне, а это для судей Конституционного суда является Конституция Российской Федерации. И вы знаете, тут даже не дело ЮКОСа, я думаю, сыграло свою роль, а более раннее дело Анчугов и Гладков, которое касается прав заключенных участвовать в выборах в парламент. Это дело было принято в первой секции, это палатное постановление, после того, как уже у Европейского суда по правам человека имелся очень важный прецедент, это дело Хёрст против Великобритании, когда эта позиция уже была изложена. Там тоже заключенным такое право не предоставлено, и суд определил, что вот есть нарушение по этому поводу, ссылаясь, кстати говоря, не только на Европейскую конвенцию, но и на Международный пакт о политических правах, где тоже такого ограничения не содержится. И вот особенность российской ситуации в данном случае заключалась в том, что такая есть норма, 32-я статья Конституции, которая, ну, в общем, если ее так читать, в общем, запрещает, делает исключение в свободе на участие, так сказать, в выборах. Вот такое исключение для тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, и для лиц, которые ограничены дееспособны в силу определенных причин психологического характера. Вот поскольку эта норма содержится в Конституции, то Конституционный суд счел вот такой повод все-таки высказаться по поводу запроса, который был сделан депутатами. Запрос был сделан, в нем участвовало около 100 депутатов Государственной Думы. То есть это достаточно солидное такое, да, обращение, на которое Конституционный суд отреагировал. Но с точки зрения дела ЮКОСа я могу сказать, что это решение именно Европейского суда. Есть два решения, чтобы мы не путали. Есть еще решение Гаагского трибунала, которое не 1,8 миллиардов, а целых 50 миллиардов. И принцип определения суммы, это как стоимость бизнеса, инвестиции, которые были, как посчитал суд, потеряны этой компании, здесь немножко другое. Здесь суд посчитал вот те самые платежи, которые в нарушение позиции Европейского суда по этому делу, ЮКОС против Российской Федерации, были излишне выплачены. То есть это фактический суд, там нет никакой оценки. Это то, что было выплачено, и теперь, так сказать, суд сказал, надо возвращать обратно. Но, однако, там есть некоторые нюансы, связанные с тем, с применением срока исковой давности, который составляет 3 года в случае, к случаю с ЮКОСом. Потому что национальные власти применили не 3 года, а применили там 6-7 лет и больше. И у нас есть позиция Конституционного суда по этому поводу, который сказал, что срок может быть продлен, если налогоплательщик препятствовал проведению налоговых проверок. Такая очень сильная, очень важная позиция. Но вот особенность различия между подходами Европейского суда и Конституционного суда России заключается в том, что Европейский суд как-то вот использует такой глобальный подход. Он
и использует общие принципы, с одной стороны, но и применяет эти принципы в конкретном деле на основе конкретных фактических обстоятельств. Вот таких конкретных фактических обстоятельств, которые бы свидетельствовали о том, что налогоплательщик препятствовал проведению проверки, собственно говоря, не увидели. Но там даже не в этом проблема, а еще в том, что в законе ведь четко написано, закон очень важен с точки зрения ясности. А там только 3 года. Поэтому, может быть, и больше может быть срок, но это должно быть ясно для налогоплательщика. И последнее, что я хотел сказать, о политической, собственно, о том, является ли дело ЮКОСа политическое. Вы знаете, вот такого рода вещи, мне очень нравится английское слово, какое-то вот по-русски мы редко об этом говорим, именно спекуляция. Мне очень нравится это speculation, вот это слово именно английское, потому что спекуляция в русском варианте немножко другое. Вот мне кажется, что все это спекуляции. И не хотелось бы, чтобы это были спекуляции как со стороны государства, так и со стороны заявителей и тех, кто поддерживает, собственно говоря, заявителей. Почему? Но Европейский суд 2 раза и в деле ЮКОСа, и в деле потом Ходорковского и Лебедева против Российской Федерации рассматривал вопрос о применении 18 статьи Конвенции, которую, она, правда, более широкий характер имеет, да, кроме как, так сказать, целей защиты публичных интересов, но многие ее называют политической статьей. То есть если там какой-то другой элемент, политический элемент при вмешательстве в частные права. И 2 раза это рассматривалось, была возможность у заявителей представить больше аргументов. И все-таки суд не нашел вот именно политического контекста в этом деле. Хотя, возможно, может быть, надо было лучше доказательства представлять, как-то по-другому, может быть, это и есть. То есть на сегодняшний момент, спасибо вам большое за такой ответ, но на сегодняшний момент я так понимаю, что вы не разделяете озабоченность, например, главы Эстонской Республики по поводу того, что на самом деле произошло в Российской Федерации, особенно в свете того, что был принят закон соответствующего плана. Я думаю, вы знаете, я пока осторожен в оценках, потому что я думаю, что дальше пойдет самое интересное. Когда Конституционному суду надо будет уже высказываться конкретно, по конкретным делам и попробовать опровергнуть позицию Европейского суда. Принимать постановления на международном уровне – это очень большая ответственность. И таким образом позиция Конституционного суда будет тоже уже, так сказать, вплотную, через лупу рассматриваться международной общественностью и дальше получать эту международную оценку. То есть она уже будет выходить не национально, а на межнациональный уровень. Хотя, в общем, это является каким-то, я надеюсь, средством диалога между судебными системами. Spasiba. Ma nüüd jätkan eesti keeles. Ja meil räägitakse niimoodi, et seal, kus on 2 juristi, seal on 3 arvamust. Ma kujutan ette, siin arvamusi sama küsimuse kohta peaks olema veelgi. Et kas nüüd seoses selle küsimusega just, et Vene Föderatsiooni Duuma on siis vastu võtnud vastava seaduse, et mitte kõik rahvusvaheliste kohtute otsused on siis kohustuslikud täitmiseks Vene Föderatsiooni poolt, juhul kui nad on siis vastuolus Vene konstitutsiooniga, et kas see seab ohtu nii-öelda meie rahvusvahelist õigust ja ka inimõiguste kaitset tänapäevases Euroopas. Kas keegi sooviks sellele vastata? Well, first of all, I would like to thank you for the invitation. It's a great opportunity to be here, and I always admired the city, but today I had a very specific reason to be pleased to be in Estonia, because you have a foreign minister who, in a debate on what is called migration crisis, was the only one to use the word human in a debate of 1 hour. And I think this is a place for hope, if this is really the attitude here. Now, having said that, this was not intended only to be a compliment, it was intended to refer back to what Mr.
Cameron said in many ways, and of course with some reservations because there are legal obstacles of leaving the convention system, given its intimate relation to the European Union system. But of course, a free nation is free to leave the European Union. I think the real issue is not what will happen to the European protection of human rights given the difficulties of the court. The court has difficulties. Whether we cope with it properly, it's perhaps a different issue to be discussed. But the real issue is, again, not the court and not the protection of human rights through the court. The issue is much more important, and you can completely disregard the court. The court in this story is just a symbol. The issue is whether nation states in this current mood of return to sovereignty, as these days populism is called, sovereignism, is this really ready to accept human rights? And the answer can be the following. A nation state is ready to respect human rights even without an international system. I can very well understand the position of those politicians who say that we respect human rights and we don't need international supervision. Is this a problem? I think it is a problem, and this is not intended to defend the role of the court. But human rights are understood to be a tool, and they were developed as a tool to protect citizens, and not only citizens, against the abuse by the state. It is by definition that the state is not necessarily a friend of human rights, even if they are committed to it. And this necessity of self-criticism is what is at stake. The international mechanism of human rights protection is there to provide a mechanism of self-criticism and self-correction to the nation-state authorities. So this is really at stake. It's not the court. The question is the understanding by the state, by the citizens of the state, the necessity of an external supervision. And if they are so sure that they can be happy without that, that's their choice. We have seen in the past that it doesn't work, but maybe this time it will be different. Maybe this time humans and governments will be different. I have very serious doubts. History, to the extent one can learn from history, doesn't prove that. But that is really what is at stake. So we can enter into technical discussions. I mean, we all three are absolutely involved in how to improve the case management in the court, and we are happy to share our experience and hopes in that regard. But I just wanted to emphasize that this current difficulty, I hate the word crisis, the current difficulty is not about the court. It is about the member states' attitude and, to some extent, also the attitude of citizens in the member states. Thank you. Ja Juule kindlasti. Mul on väga hea meel, et te olete saanud juba kuulata minu kahte kolleegi, Andras Sajo, meie asepresident, ja Dmitri Dedov, kohtunik. Sest see on tegelikult vist vähemalt juba 3. kord, kui mind on kutsutud siia esinema. Ma väga tänan kutse eest nii Mart Nutti kui Aet Kukke ja kogu selle inimõiguste päeva ürituse korralduse eest. Ja kunagi me ei ole saanud kahjuks nendele kutsetele vastata, sest meil on lihtsalt nii palju tööd. Ja tegelikult ka eile õhtuni me arutasime ühte suurkoja asja, mis tähendab, et me alles saabusime siia täna hommikul. 65 000 kohtuasja on praegu pooleli Euroopa Inimõiguste Kohtus ja 5 aastat tagasi, kui ma alustasin kohtunikuna, oli see arv veel suurem, 160 000. Nii et see on tegelikult olnud päris suure töö tulemus, mis ei peegeldu üldsegi selles, et kaebusi oleks vähemaks jäänud. Neid on kuskilt keskeltläbi 30 000 olnud juba selle aasta jooksul pöördumisi meie kohtusse, aga see näitab, et tööpõld on lai. Aga ma arvan, et mul on muidugi väga hea meel rääkida siin ka oma emakeeles teie juures ja nii nagu ütles meie endine president Dean Spielmann, kui ta käis esinemas Šveitsi parlamendis,
ma olen siin kui teie sõber, mitte kui üks välismaine kohtunik ja seda enam ma olen siin ju oma sünnimaal. Ja ma arvan, et see on ka väga oluline mentaliteedi küsimus, et tegelikult Euroopa Inimõiguste Kohus ei tee otsuseid ühe või teise riigi vastu, vaid ta teeb tegelikult otsuseid õigusriigi ja inimõiguste kaitse heaks. Ja tegelikult ka see inimõiguste päev, kõik sellised päevad, inimõiguste päev muidugi tähistab inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmist, aga ka naistepäevad, emadepäevad, isadepäevad on väga toredad, aga tegelikult inimõigusi tuleb kaitsta ja austada igal päeval. Ja ka nendes küsimustes, mis puudutasid suhteid Venemaaga või ka Ühendkuningriigiga ja Euroopa inimõiguste kaitsemehhanismiga tervikuna, tegelikult esimesel kohal peaks olema see, et mis siis inimese jaoks, mis siis Venemaa inimese jaoks, Venemaa kodaniku jaoks sellest muutub, et Duuma niisugust seadust vastu võtab ja mida see tegelikult tema elus tähendab. Ja kui ta kaebab Euroopa Inimõiguste Kohtusse, kui ta saab sealt oma selles mõttes õiguse, nii nagu see väga ilusasti oma sissejuhatuses seletasid, mis on meie pädevuses teha, et mis siis edasi saab. Kas see on ainult rahuldus ja õigus või moraalne õiglus selle inimese suhtes või tähendab see ikkagi ka seda, et edaspidi see riik võtab meetmeid kasutusele, et tulevikus niisuguseid asju vältida. Ja samamoodi ma arvan, et kohus ei ole siin üksinda. Tegelikult me näeme praegu, et eelmise sessiooni ajal olid meil poliitikud, nüüd on kohtunikud, võib-olla on rahvast vähemaks jäänud, sest arvatakse, et tegemist on abstraktsete teemadega, aga paraku kahjuks me oleme sunnitud tihtipeale tegelema just nende asjadega, mis poliitilisel tasandil on jäänud tegemata. Et kui riigid suudaksid ise esmajärjekorras tagada inimõiguste kaitse, sealhulgas ka muidugi kohtud nendes riikides, siis oleks ju inimõiguste kohtul kindlasti ka palju vähem tööd, sest meil kehtib ju subsidiaarsuse põhimõte, et meie tuleme mängu ainult täiendavana, siis kui ikkagi inimesed on püüdnud abi saada juba kõigepealt koha pealt. Ja muidugi on selliseid olukordi, mis üldse meieni ei jõua, kuigi meil on tegelikult peast iga eluvaldkonnast lahendeid ja kaasusi lahendamisel, kas või lihtsalt selle tõttu, et inimesed ei tunne piisavalt oma õigusi, ei tea, kuidas meie poole pöörduda. Ja siin jällegi on just valitsusvälistel organisatsioonidel, inimõiguste kaitseorganisatsioonidel, advokaatidel väga suur roll nende inimõiguste teavitamise osas inimestele. Aitäh, aga sellest tulenevalt siis järgmine küsimus. Et näiteid, kus konventsiooni osalisriigid tegelikult ei täida teatud Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendeid on mitu või siis ei muuda seadust vastavalt sellele, kuidas Euroopa Inimõiguste Kohus on tegelikult mõista andnud. Ja ütleme niimoodi, et ka Eesti ei ole pailaps, tähendab, et seesama vangide valimisõiguste teema on ju meil ka aktuaalne, et lihtsalt selleks ajaks ei ole keegi kaevanud ja seda teemat ma saan aru, et nüüd on kavas Justiitsministeeriumis taas lauale tõsta ja kindlasti sellega tegeletakse kuni järgmiste valimisteni. Aga küsimus on siis selline, et me saame aru, et osalisriikide jaoks on ikkagi päris palju kaalul, et kui selliseid otsuseid, teatud laadi otsuseid osalisriik ei täida. Aga teie seisukoht, mis on siis osalisriigi jaoks ikkagi see tagajärg? Ja sellist küsimust ma esitaksin härra asepresident Andres Sajole ja ka meenutaksin, et ka Ungaris on olnud seesama punase viisnurga kandmise keeld, kus on mitmed isikud pöördunud ja on jõudnud Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendini välja, kus Euroopa Inimõiguste Kohus leidis, et neil oli siis viisnurga kandmise õigus. Kas Ungaris on siis viisnurga kandmine siiamaani kriminaliseeritud vaatamata vastavale Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendile? Ja nagu ma küsisin juba eelnevalt, et mis see üldisemalt siis endaga kaasa toob, et juhul, kui osalisriik ei reageeri?
So first of all, about the Hungarian case, which was decided not because of particular sympathy to the Red Star, but because the uncertainty of the symbol, that I would like to emphasize that. The consequences of the judgment were that for a while people continued to be arrested and fined. Some additional cases came to us. We ordered again that compensation be paid. Compensation was paid. Some domestic courts applied our rulings, others not. Then finally, in one case, the appeal went to the Constitutional Court. Constitutional Court ruled that the provision of the criminal code is unconstitutional. And it was done in an interesting way because they did not directly refer to our judgment as being executable, but they said that there is, after our judgment, there is a tendency in Europe to follow our judgment, and they quoted the judgment of the Polish Constitutional Tribunal. There was no Polish case in this regard. There was a similar law. There was no complaint to the court, but the Polish Constitutional Court applied the judgment rendered in the Hungarian case. And then, because with reference to the Polish Constitutional Court judgment, the Hungarian Constitutional Court said it's unconstitutional. Not it's against the convention, but it's unconstitutional, although they referred back to the convention. Now, to the broader issue, what happens if a state does not accept? Generally, states so far did pay. They just did not take the proper measures, and I think that's much more troubling. And there are several thousand of such judgments. Now, in that case, the country has an international obligation to report to the Committee of Ministers. This is not anymore a legal process, but a diplomatic one, and the committee then evaluates it and reprimands, but you need a rather high threshold for a reprimand. So, and you know that these are diplomats, so they continue dialogue, and that's the most important thing. And they try to exercise pressure, set standards. Just to give you an example, you asked me about Hungarian cases. We had a case where Roma children were segregated and sent to schools which were created for mentally retarded. So once you are in a mentally retarded school at the age of 7, you can imagine the consequences. So we said this is a violation based on discrimination, and now the Committee of Ministers is supervising the measures taken by Hungary. The same applies to the Czech Republic. And they said, okay, now you have to develop a test, a psychological test, to be sure that the children going to first elementary school are not handicapped or are really handicapped. So there are soft mechanisms, but the end of the story is that we have very limited possibility to enforce, because this is, after all, an international convention and not an ordinary court, and that's what happens. Thank you. Päris pessimistlik see olukord tegelikult ka ei ole, sest võtame needsamad Briti näited. 90% Briti vastu esitatud kaebustest tegelikult kohus leiab, et on vastuvõetamatud, on ilmselgelt vastuvõetamatud kaebused, lihtsad küsimused, mis on juba kohtutes ära lahendatud inimõiguste kohtu arvates õigesti. Siis sealt võib-olla nendest, mis on vastuvõetavad ja mida kohus hakkab sisuliselt arutama, võib-olla 1–4% on tegelikult ainult rikkumised. Ja enamus tegelikult neid ka täidetakse ja väga palju ka arvestatakse nendega. Aga siis tuleb muidugi selline valdkond, väga poleemikat tekitav valdkond, nagu näiteks kinnipeetavate valimisõigus, ja see puhutakse üles, see pannakse suure kella külge ja selles osas on inimõiguste kohus isegi mitte võistnud välja hüvitist enam nende kinnipeetavate kasuks, rahalist hüvitist, kes seda valimisõigust kasutada ei saa, vaid on näinud ette siis selle, et absoluutne keeld kui selline, mis tähendab mingil ulatuses isegi võib see keeld olla õigustatud, aga absoluutne keeld kui selline on inimõiguste konventsiooniga vastuolus ja tuleb võtta vastavad meetmed, et see olukord
likvideerida. Ja see on juba nüüd poliitilise tahte küsimus, kas selles riigis, kelle kohta see käib, on see tahe, et võtta vastu need vastavad seadused, vastasel korral inimõiguste kohus jätkab nende asjade arutamises rikkumiste leidmist ja see nii kaua, kuni siis see riik on need vastu võtnud. Ja siis tõesti tuleb mängu ministrite komitee, kes võib tegelikult teoreetiliselt alates 14. protokolli jõustumisest uuesti esitada küsimuse Euroopa Inimõiguste Kohtule, kui riik ikkagi jätkuvalt ei täida konventsiooni. Aga see nõuab ministrite komitees häälte enamust ja siiamaani seda veel kordagi kasutatud ei ole, kuigi mõnedes Venemaad puudutavates kaebustes on see tegelikult ka juba ettepanek selles osas tehtud. Eesti puhul tuleb öelda, jaa, tõepoolest ka meil ei ole veel kinnipeetavate valimisõigus seaduse tasandil reguleeritud. Tuleb au anda küll Riigikohtule, kes on püüdnud oma lahendites seda küsimust reguleerida, sageli ongi just see kohtute vaheline dialoog päris hästi õnnestunud. Riigikohus on püüdnud ennetada neid küsimusi, mis võiksid jõuda siis inimõiguste kohtusse ja kus võidakse leida rikkumist Eesti suhtes ja püüdnud kohtulahenditega mõnikord neid olukordi likvideerida, aga muidugi inimõiguste kaitse tõhususe seisukohalt on alati olulisem, et see asi oleks ka reguleeritud seaduse tasandil. Aga samas on ka positiivseid näiteid, kus Eesti seadusandja ise, mis puudutab jällegi vangide õigust ja kinnipeetavate õigust, on vastu võtnud seaduse püüdes ennetada, jällegi jälgides seda, mis teiste riikide suhtes on Euroopa Inimõiguste Kohus öelnud ja püüdes panna paika miinimumnõuded, kui suur võib olla siis üks või teine kinnipeetavale eraldatav ruum, kamber vanglates. Nii et on ka selliseid näiteid. Näiteid on tõesti üsna seinast seina ja muidugi inimõiguste kohtu otsuste täitmine on riikidele rahvusvaheline kohustus ja ma arvan, et rohkem kui kohtu autoriteet kannatab nende riikide endi autoriteet, kui nad seda ei täida, sellepärast, et nad on ise vabatahtlikult ju konventsiooni mehhanismiga omal ajal ühinenud. Aga puudutatud isikute jaoks tähendab see näiteks, kui ikkagi otsust ei täideta ja seadust ei muudeta, et nad peavad minema tegelikult kuni oma riigis kõik kohtuastmed läbi, kuni siis Euroopa Inimõiguste Kohtuni välja. On see nii? 65 000 kaebusest kuskil 30-34 000 on praegu, mida me nimetame korduvkaebused. Kui nüüd kasutada sellist lennundusterminoloogiat, siis meil on piloototsused, mis tehakse siis nendes asjades, kus nähakse, et on olemas süsteemsed probleemid ühes riigis ja võetakse vastu, pannakse kõik need erinevad kaebused kokku, mis seda sama probleemi puudutavad, võetakse vastu niisugune piloototsus ja selle piloototsusega antakse siis mõista, antakse riigile ka teatud aeg, mõnikord tähtaeg, mis aja jooksul ta peab selle olukorra likvideerima ja neid korduvkaebusi on siis tegelikult üsna suur hulk nendest praegu pooleli olevatest asjadest ja need on problemaatilised selles mõttes, et kohus tahab kindlasti keskenduda ju nendele uutele küsimustele ja need küsimused, mis korduvad on, need peaks tegelikult riikides endas ära lahendatama. Aitäh. Ja, palun. Ну, вы знаете, есть постановления, которые не исполняются, но это настолько маленький процент. Их всего на все страны, может быть, около десятка наберется. То есть это такие особые вопросы, щепетильные, даже не политические, а даже, я бы сказал, ценностные. Вот вы назвали красный пятиконечник, как перевели наши переводчики, ну, красная звезда. Да, конечно, уже звезда. Поправил Андраш. Да, красная звезда. Ведь красная звезда что-то символизирует. Не будем сейчас обсуждать, что, но она символизирует, так сказать, большевизм, революцию и так далее. Есть другие символы, которые тоже обсуждались в суде. Например, вот дело Перинчик, да, против Швейцарии по поводу, был или не был, так сказать, геноцид, например, армян со стороны Турции, вот этот вопрос о геноциде, вопрос о массовых, так сказать, расстрелах, отношении государства к этому. И мне кажется, здесь, с одной стороны, государства стараются вот эти вот самые ценности как-то воспитать, внедрить в обществе, как Юлия хорошо сказала о том, чтобы разъяснить права. И Андраш сказал о том, что граждане сами должны понимать и, так сказать, стараться защищать свои права от
произвола государства. Когда мы говорим о произволе, вроде юридическая формула, да, но иногда оказывается, что произвола нет, и вот это вмешательство, оно оправдано. Но мы это должны определять с точки зрения каких-то критериев. У нас целые, так сказать, такие сложный юридический анализ суд проводит, там, тест на пропорциональность, так называемый, где мы смотрим на цели вмешательства, но за ними стоят, конечно же, вот эти самые ценности. И вот я хотел бы, ну нельзя не упомянуть дело, мы находимся здесь в Эстонии, в этой прекрасной стране, и недавно было дело СОРа против Эстонии, где государство, активное государство в данном случае, проповедовало и проводило через законодательные инициативы идею защиты против, так сказать, тоталитаризма, против авторитаризма, призывая также и как пример европейский консенсус по этому поводу, и осуждение тоталитаризма и фашизма, и, так сказать, и большевизма, там в том числе Советом Европы, парламентской ассамблеей и так далее. К сожалению, дело было решено не в пользу государства. Надо сказать, мне очень интересно, палата, состоящая из 7 судей, решила это дело 4-3. И вот 3 судей, которые остались в меньшинстве, dissenting judges, как мы говорим, там оказались представители вот тех стран, которые пострадали от, так сказать, представителей Эстонии, России и Азербайджана. Вот мы остались, так сказать, в меньшинстве, а представители так называемых развитых стран, которые, может быть, не сталкивались с этим, с тоталитаризмом, настоящим тоталитаризмом, они, в общем, были более расслаблены в этом смысле. Но для этого и существует суд, для этого существуют представители разных культур, разного опыта. И, между прочим, в суде, вот так вот между судьями постоянно идут дискуссии по этому поводу, о том, кто лучше чувствует вот этот самый произвол властей, так сказать, представители Восточной или Западной Европы. Потому что Восточная Европа говорит, например, что мы ощутили на себе, извините, а Западная Европа говорит, а у нас огромный опыт демократии, например. Вот. Ну и таким образом возникает некий компромисс. 4-3 – это слабое решение, я считаю, вот. Но тем не менее, так сказать, оно есть. Спасибо. Nüüd järgmise küsimusena me oleme täna väga palju arutanud just pagulaskriisi ja Julia oma Tartu Ülikooli professori inauguratsiooniloengus mainisid sa, et Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise usaldusele võibki olla komistuskiviks majandus või mõni muu kriis. Tänapäeval seisemegi silmitsi pagulaskriisiga ja samas loengus viitasid sa ka Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkoja lahendile MMS versus Belgia ja Kreeka, mille tähendust Euroopa jaoks ei saa mitte kuidagi alla hinnata. Ja see on selline lahend, kus ka Euroopa Liidu kohus oli nagu täiesti solidaarne Euroopa Inimõiguste Kohtuga. Ja siis Euroopa Inimõiguste Kohas asus muuhulgas seisukohale, et Kreeka rikkus konventsiooni seoses varjupaiga taotleja ebainimlike ja alandavate kinnipidamistingimustega. Tegemist on olnud ühe Afganistanist pärit pagulasega, ja kes on jõudnud siis Belgiasse läbi Kreeka. Ja Euroopa Inimõiguste Kohus leidis ka seda, et ka Belgia on samuti rikkunud konventsiooni, kui otsustas varjupaiga taotleja tagasi Kreekasse saada, kuna talle ei olnud tagatud õigus tõhusale õiguskaitsele. Ja tänapäeval võib väita, et mainitud see Dublini regulatsioon, Dublin 2, tegelikult ei tööta. Sellepärast, et me teame, et ei ole võimalik, mitte et ei ole võimalik, vaid teatud riigid ei jõua isegi neid pagulasi registreerida sisenemisel, rääkimata sellest, et hakkaks kõik riigid tagasi saatma neid sinna riiki, mille kaudu nad Euroopa Liitu sisenesid. Et nüüd minu küsimus seisneb selles, ja see on küsimus tegelikult kõigile, alguses siis sinule, kuna ma viitasin just sinu loengu seisukohtadele, et kas tänapäeva kriitilist olukorda arvestades oleks mõeldav
Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt samasugusele seisukohtadele asumine nagu eelnimetatud asjas, MMS versus Belgia ja Kreeka, eriti arvestades, et väga paljudest Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest on asutud seisukohale, et konventsioon on tegelikult üks elav dokument, mida tuleb siis vastavalt olukorrale dünaamiliselt tõlgendada. See on õige, muidugi on konventsioon elav dokument, seda on Euroopa Inimõiguste Kohus juba algusaegadest öelnud ja dünaamiliselt tõlgendanud, võtame kas või kõik keskkonnaõigusega seotud õigused, mida ju konventsioonis otseselt kirjas ei ole ja mida kohus on artikkel 8 ehk eraelu kaitse alt tuletanud, või ka kõik majanduslikud ja sotsiaalsed õigused, mida sellisel puhtal kujul ei ole inimõiguste konventsioonis. Ja erinevalt Euroopa Liidu õigusest ei ole inimõiguste konventsioonis ka õigust iseenesest sätestatud varjupaigale ja migratsiooniküsimused on tegelikult riikide enda otsustada. Aga ma võtsin välja 2-3 lahendit, vaadates, mis siis edasi on juhtunud ja me oleme öelnud 2014. aastal ja ma tsiteerin ühes asjas, mis puudutas Itaaliat ja Kreekat, et just see Dublini süsteem, et seda tuleb rakendada konventsiooniga kooskõlas. See puudutas kollektiivseid väljasaatmisi ja et kollektiivsed väljasaatmised ei ole õiguspärased. Ehk siis, kui me vaatame, mis on nende mõne aasta jooksul muutunud, siis tegelikult Euroopa Inimõiguste Kohus siiski on jäänud oma seisukohtade juurde väga paljuski. Meil oli eelmisel aastal jällegi suurkoja otsus ühes asjas Tarakel versus Šveits, kus taas Afganistani päritolu perekond 6 lapsega tuli siis Türgi kaudu Itaaliast, aga nad esitasid varjupaiga taotluse, aga need elamistingimused seal olid nende jaoks vastuvõetamatud, lapsed vanematest eraldatud, nad läksid edasi Austriasse, Austria keeldus varjupaiga taotluse andmisest, sealt edasi nad jõudsid Šveitsi ja Šveits on seotud Euroopa Liidu õigusega vastastikuste lepingute alusel, kuigi Šveits teatavasti ei ole ise Euroopa Liidu liige. Ja siis tekkis küsimus, et kas nende lepingute alusel Šveits peaks siis ka tegelikult selle perekonna saatma tagasi Itaaliasse, kuna see oli see esimene riik, kuhu nad Euroopa Liitu sisenesid ja varjupaiga taotluse esitasid. Ja Euroopa Inimõiguste Kohus kaalus ja vaatas seda asja ja ta ei öelnud küll nii nagu Kreekaga seotud asjas MSS versus Belgia ja Kreeka, kus siis vastavalt see Belgia nagu tahtis saata tagasi Kreekasse selle varjupaiga taotleja. Ta ei öelnud, et üldine olukord on selline, et igal juhul ei tohi tagasi saata Itaaliasse, vaid ta ütles, et ikkagi neid asju tuleb arutada lähtuvalt konkreetsetest asjaoludest. Ja et ka ametnikud peaksid säilitama inimlikkuse ja kui nendel on selline perekond, kes on näha, et Itaalial lihtsalt ei ole võimalik majanduslikult, see piir on täitunud, me rääkisime, või siin eelmises paneelis räägiti sellest, neil ei ole võimalik võib-olla niisuguseid tingimusi anda sellele perekonnale, mis oleksid vastavuses Euroopa Inimõiguste konventsiooni artikliga 3, mis keelab inimväärikuse vastase kohtlemise. Ja sellisel juhul tuleb ikkagi saavutada see võimalus, et vähemalt enne tagasisaatmist oleks olemas Šveitsi võimudel Itaalialt tagatised, et need inimesed ka saavad paigutatud inimväärikatesse tingimustesse ja seetõttu seni, kuni seda ei ole ja arvestades ka ÜRO raporteid Itaalia seisukohast, Inimõiguste Kohus leidis siis selle potentsiaalse rikkumise juhul, kui see perekond saadetakse tagasi Šveitsist Itaaliasse. Nii et ma arvan, et tänapäeval on Euroopa Liit ise ka aru saanud, et see usalda printsiip tähendab usalda, aga kontrolli printsiipi, sest lihtsalt arvestades kõiki neid tegeliku elu tingimusi ja just sellest tõttu võibki öelda, et konventsioon ja konventsiooni rakendamine arvestabki eluga. Ja üks teine huvitav kaebus, mis puudutab nüüd väljasaatmist Süüriasse ja kus meie kõik 3 olime tegelikult koosseisus, see oli Venemaa vastu, kus kohus leidis, et Venemaa on rikkunud konventsiooni artiklid 2 ja 3 ja 5, oli kaebuse esitajad, kes olid Süüriast pärit, tulid Venemaale 2013. aasta veebruaris ja aprillis ja märtsis taotlesid nad pagulasstaatust, mida neile ei antud. Ja põhiline seisukoht oli Vene kohtutel selles, et nende viibimine Venemaal oli ebaseaduslik.
aga inimõiguste kohus leidis, et kaebajate väited nende ohtude kohta on põhjendatud, vaadates ka ÜRO raporteid, ja võttis arvesse just nimelt konkreetseid kaebajaid puudutavaid asjaolusid, mitte üleüldist olukorda, arvestades seda, et nad olid pärit kohtadest, kus toimus eriti aktiivne sõjategevus, ühe kaebaja sugulased olid kõik tapetud ja tema kodukoht oli just nende relvajõudude kontrolli all, tegeliku kontrolli all, kes olid tema sugulased tapnud, ja seetõttu siis inimõiguste kohus leidis, et Venemaa oli rikkunud inimõiguste konventsiooni, kui ta tahab neid tagasi saata Süüriasse. Ja see näitab seda, et tegelikult artikkel 3 on ju absoluutne õigus. Ja me oleme tegelikult alates sellest ajast saadik, September 11 saadik on tekkinud see küsimus, et mis on selle piinamise keelu ulatus pärast neid sündmusi, kui me nüüd jõuame pagulaste teema pealt edasi terrorismi teemale, sest see lati kõrgel hoidmine, et kas see on tänapäeval veel õigustatud, arvestades, mis tegelikult elus toimub, siis ka siin on Euroopa Inimõiguste Kohus öelnud, et tegelikult piinamise keeld kehtib ka terrorismivastase võitlemise kontekstis. Ja seda me oleme juba öelnud 2008. aastal. Praegu on olukord selline, et Prantsusmaa, kui ta kuulutas välja sõjaseisukorra, kasutas ka konventsiooni artiklit 15, mis lubab teha mõningaid mööndusi inimõiguste kaitsest, ja me vaatame ja jälgime seda olukorda, mis siin edasi sellel lainel juhtub, aga kindlasti on inimõiguste mõte just selles, et inimõigused laienevad kõigile. Ja me keegi ei tahaks ju olla, et meid hakatakse, me just hiljuti võtsime vastu suurkojas jällegi Venemaa vastu lahendi Zahharov versus Venemaa, mis puudutas massilist pealtkuulamist ja kus me leidsime, et see oli meelevaldne. Me ei tahaks ju keegi selles suhtes ohvriks sattuda. Aitäh, aga nüüd järgmine küsimus just tulenevalt sinu vastusest. Ikkagi Euroopa Liidu piire ületab iga päev 10 000 inimesi. Ja mul on ka isiklik kogemus, sellepärast, et minu vend on töötanud Frontexi missioonil ja on alust arvata, et inimõigusi rikutakse juba saabuja riikidest. Ja nüüd selline pagulaskriis ja selline inimeste hulk, kes tegelikult saabuvad Euroopasse ja ühel hetkel hakkavad otsima õiguse jalule seadmist. Et mis see Euroopa Inimõiguste Kohtu jaoks võib kaasa tuua? Kas prognoosimatud kaebuste arvu, kas Euroopa Inimõiguste Kohus üldse oleks valmis sellisteks väljakutseteks? Ja kas seoses käesoleva pagulaskriisiga kõrged standardid, inimõiguste kaitsestandardid on ohus? Et see oleks minu küsimus kohtu asepresidendile. First of all, it is the case that we have a number of new applications pending because of primarily deportation or attempted deportation of these new migrants. The second type of problem is detention conditions of the migrants. I don't want to comment on this leading judgment we have, but under the convention, it is possible to apply detention to prevent entry. Now, this was interpreted in a specific context to allow detention for 7 days at Heathrow Airport. Someone wanted to enter, it's complicated, was detained at the airport for 7 days, and this was held to be in conformity with the convention. And then, for reasons I never fully understood, we accepted, because this is the law and because this is in the European Union system, detention of people under the rule of preventing entry to be detained, deprivation of liberty, very often in prison, and in substandard prison, to
6 months, 8 months, 12 months. We have some judgments which say that there is a slight difference between a so-called illegal entrant and a criminal convicted for a crime, but that doesn't help too much. So we have a specific problem in that regard. This is an increasing problem because people are detained at the moment of entry, even if they ask for asylum, and even where there is a clear to the authorities that they will get at least a temporary protection, because you simply can't send back a person to Syria. That's not because we say in this Russian case that in the specific circumstances that person will be subjected to inhuman and degrading treatment, or his or her life will be at risk. It is a separate story, but just to keep someone in detention for a very long period of time, that causes a problem. And the number of these instances is increasing rapidly. So I think there is a serious underbelly of the human rights system in Europe. We have applications. We don't have an influx of several thousand. We don't have that, but we have already some, and everybody in the court building is trying to figure out what to do when these will come, and there are all sorts of estimates. So we are aware of this possibility and try to think ahead, but of course we will not be able to solve if you have 30,000 applicants within 3 months, because people are now pushed back. Aitäh! Kuna meil ei ole väga palju aega jäänud, tegelikult ma kasutaksin võimaluse esitada veel ühe küsimuse. Ja küsimuseks on see, et tihtipeale nüüd riigid võivad tuua argumendina vajadust kaitsta teatud põhiõigusi teiste põhiõiguste arvelt. Et näiteks vajadusega kaitsta õigust elule võib alati põhjendada õiguse riivamist eraelu, kodu ja perekonnaelu austusele ja puutumatusele. Ja võib väita, et niimoodi on juhtunud näiteks Ameerika Ühendriikides peale seda, et kui on toimunud neid 9. septembri aasta 2001 terroriaktid. Ja oleme olnud tunnistajaks sellele, et kuidas on lahvatanud skandaalid, CIA piinamisskandaalid, siis on National Security Agency, see Snowdeni skandaal, et ka massiliselt kuulatakse pealt kõiki. Ja nüüd on juhtunud ka traagilised sündmused Pariisis ja ka Vene kodanike ja teiste riikide kodanike Siinai poolsaare kohal. Ja nüüd minu sellest tulenev küsimus on järgmine. Et kas teie arvates peaks olema jätkuvalt välistatud, et teatud põhiõigusi kaitstakse teiste põhiõiguste arvelt? Ja nüüd arvestades neid kurvi väga traagilisi sündmusi, teine küsimus on, et kas teie arvates olemasolev õiguskaitsesüsteem Euroopas on võimeline nimetatud väljakutsetega silmitsi seista ja kriisidega toime tulla. Ja ma võib-olla võimaldaksin selle küsimusele vastata eelkõige härra Dedovile. Я хотел бы обрадовать вас и всех присутствующих тем, что Европейский суд совсем недавно уже провозгласил постановление по делу Роман Захаров против Российской Федерации. Это журналист из Санкт-Петербурга, который именно пожаловался на то, что возможность такая есть у властей. Они обязывают операторов связи предоставлять доступ системам прослушки, аппаратуре прослушки, так называемые СОРМ, и условия автоматического подключения к возможности набрать любой номер и прослушивать его. Несмотря на то, что в России существуют определенные гарантии защиты, о том, что в случае, так сказать, такого рода вмешательства в права человека, в частную жизнь, правоохранительные органы должны получить разрешение суда, но тем не менее многие гарантии, которые бы реально защищали интересы граждан, они отсутствуют. Это
конечно, дело рассматривалось, ну, наверное, года 2, вот так оно длилось. Сначала палата, потом передали в большую палату, вот все думали. Представляете, за это время, как изменился мир, уже, так сказать, уже терроризм вовсю, так сказать, бушует в Европе, в Париже и так далее. Вот. И тем не менее, знаете, когда мы говорим о каких-то фундаментальных ценностях, фундаментальных правах, они имеют вот такое фундаментальное значение, что они оказываются актуальными и, в общем, и в нынешней ситуации. Безусловно, существуют угрозы, над которыми должны работать правоохранительные органы, защищать общество, но это не должно приводить к тому, чтобы вот так произвольно, опять же, как сказал Андраш в самом начале, вмешиваться в права человека. Вот я хотел бы привести один маленький конкретный пример, но не из нашего постановления, вот, а из постановления как раз Суда Европейского Союза, который рассматривал он рассмотрел около 3 дел за последний год, наверное, 1,5, посвященные вот этой проблеме. И в одном из постановлений по поводу директивы, связанной с хранением данных, вот сейчас вот эта вот проблема хранения данных, вот это, например, общение в Фейсбуке, в, так сказать, других социальных сетях, обязуются операторы хранить там от 3 до 5 лет, и они вообще, так сказать, где-то у себя и так далее. Это не последнее решение, связанное с защитой, когда эти данные хранятся на серверах в Соединенных Штатах, и там, так сказать, а вообще, насколько нарушает права вот это хранение, просто хранение. И Европейский суд, Европейского Союза сказал, что это нарушает, потому что это хранение осуществляется без какой-либо конкретной цели борьбы с каким-то конкретным правонарушением и в отношении неограниченного круга лиц. То есть если такого рода хранение, не удаление, так сказать, а вот именно хранение для каких целей, что когда-нибудь, да, правоохранительные органы попросят, можно ли проверить какие-то переговоры, какие-то, так сказать, контакты, мы не знаем то ли конкретного, да, то ли просто дайте нам всю информацию, мы там будем искать. Но не на этом основывал суд свой анализ, а именно просто на том, что буквально, что это касается неограниченного круга лиц и не определено конкретным преступлением, конкретно совершенным или в связи с подозрением конкретных лиц. И вот надо вам сказать, вот тут вот эта вот позиция, она как раз прошла проверку в Париже, во Франции. Вот вы представляете, готовился какой-то террористический акт, и теперь полиции Парижа необходимо проверить, какие были, так сказать, контакты, каким образом они могли взаимодействовать. И если она сейчас попросит у оператора связи, у оператора вот этой самой социальной сети, да, предоставить информацию, а он ей скажет, вы знаете, это нарушает права моих клиентов, но это будет выглядеть как-то странно, потому что, как показывает жизнь, террористические акты, вообще любые преступления, они готовятся, поэтому они, и, так сказать, и совершаются, да, потому что они готовятся в большой секретности. Вот. Это, конечно, искусство раскрыть их до того и быть готовыми к этим самым преступлениям, но не всегда же это получается. Поэтому такого рода, я думаю, что гибкость должна быть, но когда она действительно вот, необходима. Я думаю, что если эти данные все-таки хранятся, то не думаю, что это будет касаться это будет касаться всех пользователей сетей. Это будет касаться конкретных, ну или должно касаться конкретных пользователей, конкретных адресов, или мы будем говорить номеров телефонов, IP-адресов. Безусловно, такое вмешательство должно носить более-менее, а лучше, так сказать, полностью персональный характер. Julia, palun. Ma ütleksin selle kohta väga lühidalt, et see on muidugi õudne, mis toimub. Ja terrorism ründab kõike seda, mida Euroopa Inimõiguste konventsioon kaitseb. Isiku elu muidugi, isiku puutumatust,
õigusriiklust, demokraatiat, kõiki neid põhimõtteid, mida me kaitseme. Ja muidugi ei ole siin mitte midagi uut siin maailmas, kuigi see on kujutab endast täiesti omaette sõda, kui nii öelda, sest ka esimestest kohtuasjadest, millega Euroopa Inimõiguste Kohus 60. aastatel tegeles, looles puudutas ka tegelikult terrorismi küsimusi. Aga me küsime siis endalt sellises olukorras, et kas meie terrorismivastases võitluses kasutame neid samu vahendeid ja kas meie ründame neid samu õigusi, mida konventsioon tagab samamoodi. Sest tegelikult mis on meie jaoks, mis eristab meid just, on need meie euroopalikud väärtused, mille pärast kõik tahavad alati Euroopasse tulla, ka selles pagulaskriisis praegu. Ja me peaksime ikka iseendale nendele väärtustele truuks jääma. Ma olen sellest ju ka palju kordi kirjutanud Eestis, et Eesti saaks kasutada ka seda oma niisugust inimõiguste kogemust lipulaevana, sellest meie ajaloolisest kogemusest tulenevalt ja tulenevalt sellest, mis pagas meil on praegu, kus me suhteliselt väikese ja tugeva ühiskonnana oleme suutnud ennast nullist üles töötada oma tarkuse, intelligentsiga ja oma jõuga. Ja inimkesksusega just nimelt, sellele ma tahaksin rõhutada. Et tegelikult me ju keegi ei ole kaitstud vigade eest, siin oli tegelikult kaudselt ka nendest kaasustest juttu. 2012 me alustasime nende küsimustega, kus üks täheline erinevus osutus saatuslikuks inimesele. Ma pean silmas kohtuasja El Masi versus endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia ja isikut peeti kõigepealt 6 aega incognito kinni hotellis, pärast viidi ta edasi CIA võimude kaasabil eraldi piinamislaagritesse ja pärast lõpuks lasti lahti, selgus, et oli vale inimene. Ja asi päädis, mujalt jurisdiktsioonidest õigust ei saanud, päädis Euroopa Inimõiguste Kohtus. Ja seal me leidsime, et inimõigusse absoluutne õigus, artikkel 3, piinamise keeld kehtib ka sellistes küsimustes ja inimesel on õigus ka õigus tõele teada saada, mis siis tegelikult temaga juhtus ja miks nii temaga juhtus. Aitäh. Kas paari sõnaga härra asepresident, kes lõpetaks meie paneeli, aga ma ikkagi kasutaksin ja kuritarvitaksin õiguse võimaldada küsimuse, kas või ühe küsimuse saalist ka? No, I think it's more important to have feedback from the audience. Väga hea, aitäh teile. Meil on siin. Thank you for chance to speak. There are very good words today in Estonian Daily Eesti Päevaleht. The interview with ombudsman who was a really, really great ombudsman. And the story quotes Einstein saying that who have the privilege to know have the duty to act. And I think it goes very well in line with human rights. I'm one of those 65,000 who appealed to Human Rights Court. And I think one of very few who has suffered absolutely enormously. I have had to find out the murder of my son in hospital, involuntary massive treatment, that most likely is the case with many, many other people. I have no idea for how long this case is going to last. But what I want to ask you is that during the process of the proceedings, when Estonian government officials have sent now the comments to the court, it has turned out that they have provided absolutely massive amount of lies, they have faked evidence, they have put the words of the suspects into the mouths of the doctors of duty. It's such a surprise to me. And my question to you is that is there any chance that I can somehow start proceedings also against those officials? Pavel Goncharov on domestic level is very, very dishonest person. I can prove on documents how he lied, and I'm going to do it because now I know you are appointed by Council of Europe Parliament Assembly, and I'm going to do it on the sake of other people. But is it possible that during those processes the government officials can somehow be made responsible for this, that they do lie to Human Rights Court? Thank you. Kuna siin puuduti mind otseselt, jah, ma lahendasin ühte
kaebust, kus Riigiprokuratuur kinnitas siis kriminaalmenetluse alustamata jätmist seoses ühe patsiendi surmaga, kes oli raskelt haige. Ja nüüd on küsimus patsiendi emalt, aga ma olin siis kohtunik, kes siis kinnitas selle Riigiprokuratuuri kriminaalmenetlust alustamata jätmise määrust, jättis selle määruse muutmata ja jõusse, sest juba tulenevalt, ma ei hakka praegu kommenteerima konkreetset asja ja minu sügavad kaastunded teile kui emale teie poja kaotuse puhul. Aga nüüd, kui ma olen selgitanud, miks ema pidas vajalikuks mind sellises kontekstis täna siis valgustada, et ma paluksin, et te vastaksite tema küsimusele. Whoever would like to answer. Yeah. So I take the liberty to answer because obviously I will not sit and you have to. The rule is that once domestic remedies, if exist, were exhausted, in this situation, you can apply to the court or someone can apply to the court. I don't want to enter in your specific problem. Within 6 months. And then the court will, among others, review whether the domestic decision was reasonable, to put it simple, and we will review that. And of course, if there is an impropriety in the domestic procedure, we will find the state responsible. If we don't find it, then the state will not be held responsible. We are not entitled to determine individual responsibility, only the responsibility of the state on whose behalf government authorities act. So there are procedural requirements. First one has to go to the domestic court to challenge that decision, or if this is not possible anymore, then within this time limit, it's submitted to us. I must say that, and this brings us back to the general problem of the court and human rights in Europe. The court's budget is extremely small. We have, as you hear, 65,000 cases pending. We have more than 30,000 meritorious applications per year, and many more which are do not really require much consideration. We don't have the human resources to deal with that. Why is that so? Because people in Europe cannot pressure sufficiently their government to spend money, both at domestic level as well as international level. We can't change that. It's only people who can change that. So that's as simple as that. As soon as governments, through public pressure, are ready to provide resources, the proceedings at the court will be faster. And it is really a shame for us. We really come out from deliberation every time being absolutely upset when we have to deal with all cases. If I may say, I wrote a number of dissenting opinions on this, being really outraged in some cases because nothing happened. But I can understand that with this amount of resources, we will not be able to solve the problem. So it is really, again, a question of how people relate to human rights. Muidugi see on väga raske ja kuna see asi on praegu Euroopa Inimõiguste Kohtus menetluses, siis mul ei ole arusaadavatel põhjustel võimalik pooleli olevat kohtuasja kommenteerida ja see ei ole mitte ainus asi, mida kohus on kommunitseerinud ehk siis valitsusele teatavaks teinud, mis puudutab meditsiinilise hooletuse või meditsiiniküsimust Eestis. Aga ma tahaksin öelda ka seda, et need küsimused on väga mitmepalgelised ka Eestiga seoses, millega kohus on tegelenud, kuigi me ei ole siiani leidnud ühtegi sellist süsteemaatilist rikkumist. Me oleme vastakuti kõikvõimalike valdkondadega ja kindlasti
lapseröövist kuni, ütleme siis, interneti õiguseni, mis on meie pädevuses. Ja mis puudutab aega, siis praegu Eesti osas uued sisse tulevad asjad on suhteliselt kiiresti, ma vaatan, et siin on ka publiku hulgas ajutiselt meil abiks käinud Eesti kohtunikke, 1-2 kuu jooksul võimalik vastuseid saada lihtsamates asjades, aga keerulisemad asjad võtavad tõepoolest, nii nagu asepresident selgitas, aega juba ainuüksi selle tõttu, et meil on ka keelekontroll, kvaliteedikontroll, tõlkimised, materjalide tõlkimised ja eesmärk on, et edaspidi keskeltläbi 3 aasta jooksul vaadata neid asju läbi, sellepärast, et nagu ma alati ise olen ka rõhutanud, kõik need põhimõtted, mida me nõuame teilt, siin, Eesti kohtutelt, Vene kohtutelt, Ungari kohtutelt, mõistlik aeg kohtupidamisel ja hästi põhjendatud otsused, see peab kehtima ka meie enda kohta. Aitäh ja me oleme kaugelt ületanud oma ajalimiiti. Ma selle eest ka vabandan korraldajate eest ja ka järgmise panelistide eest ja tänan ka meie auditooriumi. Aitäh! Ja kindlasti ka meie paneliste.